Tere tulemast vaatama kolmandat osa vestluste seerias Meie igapäevane palve. Mul on hea meel oma hea sõbra ja kolleegi Heinike Pilliga vestelda täna siis Jeesuse poolt õpetatud palve, Meie isa palve, nagu me seda tunneme, järgmist osa. Ja selle palve sõnad siis ütlevad nii, et anna meile meie igapäevane leib ja anna meile andeks meie võlad. Et me midagi palume Jumalat, et ta meile annaks. Mis mõtted sulle, Heinike, nende kahe palvega seonduvad? Mingis mõttes on tunne, et need on nagu kaks eri asja, aga selles meie vestluses me oleme nad pannud ühte osasse kokku, sellepärast, et need on mõlemad väga praktilised asjad, väga igapäevased asjad, kui palve esimene osa räägib sellest, et sinu tahe sündigu nii taevas kui ka maa peal, siis selles on nagu sellist suurt mõõdet. Ja nüüd me tuleme igapäevaste teemade juurde. Igapäevane leib ja me ütleme ka igapäevane andestus, mis omamoodi on meile igapäevaselt eluks väga vajalikud. Need on hästi praktilised, hästi realistlikud ja igaühele tajutavad asjad. Nii et mulle tegelikult praktilise inimesena väga meeldib see osa, kus me räägime nii igapäevastest asjadest. Aga must tuleb nagu selline natukene kibe või selline umbusklik küsimus ka sisse, et miks me üldse peaksime paluma, et Jumal meile annab meie leiba? Ja miks me peaksime paluma, et keegi annaks meile andeks, et võib-olla me peame ise oma eluga hakkama saama. Et miks meid pannakse nii sõltuma nagu Jumala poolest? Ma arvan, et see pigem väljendab seda sõltuvust, mis meil lõpuks on. Meil ei ole mitte midagi ilma Jumalata. Mina kristlasena usun, et mul ei ole õhku hingata, mul ei ole tervist, ma ei tõuse hommikul uude päeva, kui Jumal seda mulle ei kingi. Mul ei ole leiba laual. Muidugi tuleb ise ka tööd teha. Ma arvan, et minu jaoks on olnud see tegelikult terve elu huvitav küsimus, et kui palju vastutab mina ja kui palju Jumal, et kuidas see asi jaguneb. Ja ma arvan, et enamike meie jaoks on ikkagi see, et ma teen oma parima. Ma teen selle, mis ma oskan. Aga siis on need asjad, mida ma pean usaldama Jumala kätte sellepärast, et minu jõud ei käi nendest üle. Et võib-olla see, et me nende asjade pärast palume, tunnistab seda sõltuvust Jumalast. Et Jumal, ma tean, et mul ei oleks midagi ilma sinuta. Aga lähme siis korra nagu nende mõlema poole peale, et esimene on siis, et anna meile me igapäevast leiba. Et kuidas seda mõista? Mis see leib siis on? Et meil on must leib ja ameeriklastel on valge leib ja kuidas me seda... Isegi enne leiba ma tahaksin seda igapäevast sõna korra puudutada, et see on väga huvitav sõna, mida me eestikeelses piiblitõlkes ei saa kätte. Sealt kasutatakse sõna epiousion. Ainult meie isa palve kontekstis, Matteuse evangeeliumis ja Luuka evangeeliumis. Ja seda on võimalik natuke erinevalt tõlkida. Seda on võimalik tõlkida tänase päeva või homme nii nagu täna. Ja see põhimõtteliselt tähendab seda, et igal päeval jätkuks seda, mida täna peaks jätkuma. Et see igapäeval on hästi huvitava nüansiga tõlge seal. Aga nüüd leiba, sa küsisid leiba kohta. Leib siin on palju rohkem kui leib. Ja see ei ole ka lihtsalt leib või sai, vaid suure tõenäosusega mõtles Jeesus siin seda, et see kajastab meie igapäevaseid füüsilisi vajadusi. Eelkõige füüsilisi, aga miks mitte ka natuke laiemalt. Et see on see, mida meil on eluks vaja. Me siin ka näiteks, meil on sinuga veeklaasid laual, aga Jeesus võiks sama hästi palvetada, et meil jätkuks joogivett. Meil siin Eestis on joogivesi enesest mõistetav, aga on terve hulk kohti maailmas, kus igapäevane puhas joogivesi võib olla veel suurem küsimus kui leib. Et see leib on sümbol. Sümbol sellest, mida me igapäevaselt eluks ja terviseks ja toimimiseks vajame. Ja kindlasti tulid juutidele meelde, kes seda palverida kuulsid tegelikult Egiptusest väljarändamisel kõrbes käidud teekond, kus oli tegelikult teemaks nii leib kui vesi. Aga seal, kuidas siis taevast Jumal annab neile seda leiba. Ja võt seal oli tõesti nii, et nad ei saanud väga palju ise teha midagi selle heaks, et see leib laual oleks. Nad pidid täielikult usaldama Jumalat, et Jumal annab neile selle manna seal kõrbes, millest nad toitusid, kuni nad lõpuks jõudsid tõotatud maale. Ja siis ühel hetkel, kui nad väga virisesid, said liha ka juurde, eks ole. Ja ühel hetkel, kui neil vesi otsa sai, siis nad said vett.
aga et nad õppisid selle rännakul täielikku sõltuvust Jumalast. Ja siis, kui Jeesus õpetab palvetama meie igapäevast leiba, siis ta võib-olla tuletab neile seda lugu ka meelde, mis tegelikult iga juudi inimese mälus oli, sellepärast, et nendel oli neid lugusid palju kordi räägitud. Nii et kui ma ütleks, et kui mina mõtlen, mida see leib tähendab, siis see tähendab toitu, toasooja, riideid, raha pangaarvele, et arved ära maksta, võib-olla transpordivahendit, võib-olla mõningate hästi konkreetsete igapäevaste murede lahendust, mis kellelgi võib olla. Ja kui me ütleme, meie igapäevast leiba anna meile tänapäev, siis me palvetame seda kõike. Aga sina? Ja mulle meeldib ka see mehena muidugi eriti, eks ole, kui Martin Luther õpetab oma katekismuses, et igapäevane leib on ka hea naine. Et see on ka midagi hingelist, eks ole, et see ei ole nagu ainult, et minu füüsilised vajadus oleks kuidagi täidetud, vaid et me vajame suhteid, vajame armastust. See kõik on leib, millest me tegelikult elame ja oleme. Ja ma arvan, et sellesse palvesse tegelikult see kõik mahub. Ja mulle ka väga läheb korda see, et tõepoolest isegi antiikkirjanduses ei esine seda sõna igapäevane. Et see on tõenäoliselt siis aramea keelest räägitud tõlge või leiutis, mille siis tegelikult nagu nad panevad ja ka kirikuisad on selle üle ju mitte vaielnud, vaid nagu arutlenud, mis see ladinakeelne pakkumine oleks. Üks kirikuisa pakub supernaturaalist, ehk siis see on midagi, mis on üle kõikide asjade ja kogu aeg nagu, eks ole, et mõnes mõttes see viib mind tagasi ikkagi selle juurde, et me peaksime inimlikus elus või inimolemises mõistma, et me ei ole täiuslikud ja terviklikud iseeneses. Et me sõltume suhtest Jumalaga, suhtes kaasinimese, suhtes loodusega tegelikult ka. Ja kui me midagi jätame nagu vaatame ülevalt alla või ütleme, meil ei ole see nii tähtis nagu kunagi, et me paneme siin jõed teistpidi jooksma ja nii edasi, et me käitume kuidagi nagu, ma ei oska öelda, peremehetsevalt, et siis tegelikult me kaotame midagi ka oma inimsusest selle juures. Aga Jumalast sõltumine, see tajumine, et me leib või me igapäevased vajadused, ka me igapäevased suhted või ka see, et me lihtsalt vaimse tervise mõttes koos püsime, mis on tänapäeval väga akuutne teema. Et see tuletab meile ikkagi kogu aeg meelde seda ka, et me mitte lihtsalt ei ole nagu suhetes sõltuvad, vaid me oleme Jumalast sõltuvad. Ja see kõik on Jumala kingitus. Ema Teresa räägib toredat lugu Indiast, kus ta oli läinud slummides viima toitu ühele 8-lapsele perele. Ja siis ta ühel hetkel märkab, et see pereema võtab pool toitu ja läheb uksest välja. Ja kui ta pärast siis küsis, kus sa käisid, siis ta ütles, et meil on siin naabruses ka üks pere. Selle pere lapsed on ka näljas. Viisime sellest, mis te meile tõite. Ja minu meelest see nagu räägib nii ilusas keeles seda, et see, mida sa just ütlesid, et need suhted, milles me oleme ja see igapäevane sõltuvus Jumalast on nii läbi põimunud tegelikult. Ja võib-olla sellest me ütleme, et meie sõltume Jumalast oma vajadustest, tähendab ka seda, et me saame aru, et keegi sõltub meie hoolest ja headusest ja armastusest ja me oleme nii üksteisest mõjutatud. Ja ma mõtlen, et võib-olla natukene isegi on see inimajaloo õnnetus, et me oleme ehitanud endale nii turvalise ühiskonna, mida mõned nimetavad ka selliseks atomistlikuks, et ma olen ise enda aatom, ma ise saan hakkama kõigega, eks ole, mul ei kedagi ka midagi vaja ja kui on, siis ma tellin selle virtuaalselt endale, nii edasi. Et me kaotame midagi inimolemusest jälle, et me oleme tegelikult suhteolendid, eks ole. Ja mulle tuleb meelde selle ema Teresa looga see aeg, kui meil oli see külm talv, kui Eesti sai vabaks ja Venemaalt ei olnud võimalik midagi saada ja Kalamajas, kus ma olin pastor tol ajal, tuli siis Rootsist abi, eks ole, ja meil oli seda nii palju, et koguduse liikmed ütlesid, nüüd hakkame Kalamaja inimestel lihtsalt jagama ja ma sõidan sellise väikse laste käruga, siis toidupakid on seal peal ja koputan inimestele ustele, kas teil on süüa, palun, siin see on. Ja üks memmekene siis teeb ukse lahti, ütleb, ma ütlen, mina on kohalik pastor, nüüd kas tahate süüa? Ja tule sisse ja kutsub mu sisse ja siis ta ütleb, et mina olen siin täitsa näljas ja eile õhtu ma palusin, et kui Jumal sina saad, siis saada mulle süüa.
meie igapäevast leiba anname, võib-olla ta paluski sedasama palvetada, seda ma nii täpselt ei mäleta. Ja ta ütleb, et öösel ma nägin unes, et pastor tuli ja tõi. Ja nüüd ma olen seal ukse taga ja ma saan aru, et keegi kuskil on pakkinud pakid, saatnud need laevaga ja autodega siia Eestisse, need on jõudnud kiriku ette. Mina olen pannud selle sama paki siis sinna vankrikese peale, eks ole, ja sõidan ukse ette ja see on täpselt kõik Jumala poolt ette mõeldud. Ja et see kuidagi näitab meile, et meid on mõeldud olema koos, mitte eraldi Jumalaga, jälle loodusega ja üksteisega. Aga siin on üks asi, mis mind on väga kõnetanud tegelikult seda palvet uurides, on see, et me peame ka nagu õppima mõtlema üks päev korraga. Noh, mingis mõttes on see ohtlik mõtteviis, et elada üks päev korraga, eks ole, aga Jeesus õpetab seal samas mäejutluses, et ärge siis hakake muretsema homse pärast, et küll homne päev muretseb iseenese eest. Ja noh, me mõtleme, et kuidas homne päev muretseb iseenese eest, aga Jeesus õpetab meile midagi väga mõistlikku, et me ei muretseks ette liiga palju. Ja kui ma vaatan, kui ma suhtlen inimestega, ma näen nii paljusid inimesi, kellel on sellel hetkel kõik hästi, aga neid häirib ja neid isegi sööb mure homse pärast, mida veel ei ole, mille vajadused saavad täidetud homse päeva jooksul, aga nad elavad kogu aeg selles mures. Nii mul on üks tuttav, me harva suhtleme, aga ma mäletan, kui ma temaga rääkisin, ta ütles, et ma olen väga mures sellepärast, et äkki me ühel päeval ei saa enam 2 korda päevast lihatoitu süüa. Mis mure see siuke on, et üks kord päevas lihatoit on küll ja veel ja isegi võib-olla liiga palju, kas peabki iga päev liha sööma, aga et ta elas murega, ta elas sel hetkel väga hästi ja elab siiamaani tegelikult väga hästi, aga ta elas murega, et mis siis, kui üks päev enam ei saa. Ja Jeesus tegelikult õpetab selle palvega meile midagi, mis on palju suurem kui mure leiva või arvete või riide või auto pärast. Ta ütleb, et usaldage mind üks päev korraga. Ja kui te elate üks päev korraga, siis teie hinges on ka rahu, sest mõnikord meil ei ole millestki puudus, aga hingerahu on ikka läinud. Ja see igapäevase leiva palve tuletab meelde, et ärge tormake ajas ette. Üks päev korraga, sellest piisab. Ja sa, ma arvan, juhid väga olulisele momendil tähelepanu sellisel ajastul, kus me näeme, et ärevus kasvab nagu meeletult. Ja uuritud ju seda ka, et mis siis on see, et me aju püüab kogu nagu ette ennustada, mis tuleb, on ju. Ja kui meil on mingeid negatiivseid kogemusi olnud, no näiteks ühel päeval ei olnud leiba, et siis meie aju nagu kutsub nagu uuesti seda esile, mis siis saab, kui jälle. Ja Jeesus aitab nagu siit välja suumida. Ja mulle väga meeldib ka mäejutluse üldises kontekst, kus ta ütleb, et taevane isa hoolitseb ju lindude eest ja lillede eest ja et ta viib nagu sellisele kosmilisele tasandile või siis vähemalt ökoloogilisele tasandile, et kui Jumal suudab selle kõigega toime tulla, et noh, et ta suudab ju tolle toime sellega, et sinu pangaarvel õigel ajal õige summa ikkagi laekub lõpuks. Aga et see õpetab meid elama rohkem usus kui võib-olla nägemises ka ja tagasi sen Egiptusest tuleku juurde, eks ole, Jumal rahvas ka, et ühel päeval nädalas tuli 2 päeva ports ja siis tuli ikkagi jälle, ei saanud minna välja korjama, eks ole, et Jumal oli nagu kõige selle üle, mida tema ütles. Aga muidugi ei tähenda see seda ja ma olen oma tüübilt pigem ettemõtleja, et see ei tähenda seda, et ma ei mõtle ette, et see on pigem, et ma ei muretse liiga palju ette, mõtelda ette ikka võib. Ja noh, me siin seminaris ei saaks ka õpetada, kui me ei teeks tunniplaani ette või ma ei saaks oma kodu majapidamises teatud asju tehtud, kui ma ei mõtle ette, et ikka tuleb ette mõelda. Aga et see ei halvaks meid, siis Jeesus ütleb, et palvetage nende asjade pärast, mis meid muretsema panevad üks päev korraga. Mina olen hästi tänulik oma isale, kes juba lapsest peale õpetas mind paluma umbes nii, et Meego, sina tee omalt poolt, mis sina saad ja alati on midagi, mis jääb tegemata, midagi, mis jääb puudu ja palud, Jumal paneb selle puuduvosa. Ja ma olen näinud, et tegelikult see õpetus ühel väiksele lapsele on mind kandnud nagu mehe eas täpselt samamoodi. Et ma pean tegema, mis on minu osa, eks ole, siis valmistama selle leiva või valmistama leivaks vajaliku, aga et alati on midagi, mis tuleb Jumalalt ja see on suur abi. Aga kui me juba oleme siin natukene nagu mitte ainult füüsiliste vajaduste juures, vaid tegelikult kogu meie hingeelu või inimliku elu juures, et liigume nüüd selle teise palve poole peale ka, et anna meile andeks meie võlad, nagu meie anname andeks oma võlglastele ja Luuka evangeeliumis anna meile andeks meie patud,
nii nagu meie anname andeks võlglastele. Mis mõtted sellega seonduvad? Siin on nüüd mitu variatsiooni, üks on need patud või võlad ja tegelikult seda algkeele sõna saab natuke nii ja naa tõlkida ka ja kas neil peakski nii hirmsasti vahet tegema, mõnikord on püütud teha, öeldud, et üks on inimeste vastu, teine Jumala vastu, ma arvan, et need on kõik need asjad, kus me oleme kuidagi eksinud võib-olla selle Jumala lapse väärikuse vastu, mis meile on antud. Ja teine pool, mis selles tsiteeritud tekstis on see, et anna meile andeks meie võlad, see lause jätkub ka erinevates tõlgetes erinevalt, võib-olla nii nagu meie andeks anname, siis kui meie andeks anname, sest meie andeks anname. Ja need on väga erinevad lähenemisnurgad ja selles esimeses saates viidatud Tefilla palves on see osa hoopis puudu. Et juudid palvetasid ainult seda, anna meile andeks meie võlad, aga nad ei palvetanud seda teist poolt ja Jeesus toob selle juurde ja võib-olla ta toob selle juurde, sest ta Jumala pojana mõistab, kui oluline on see, et me ise ka andestame. Mitte lihtsalt andeks ei saa. Ja see paralleel on eluks vajalik selleks, et meil usaks südamerahu. Mitte ainult see, et meie saame andeks, vaid meie ka anname andeks. Kuidas sina sellest mõtled? Ja ma olen päris palju selle peale mõelnud ka ja üsna hiljuti lugesin ühte päris paksu raamatut andestusest. Inimene, kes on ka teadlane ja on uurinud nagu seda igas mõttes uuringutega, psühholoogia ja usu ja mitteusu taustast. Ja ta ütleb ka, et vaimse tervise seisukohalt on andeks andmine võib-olla veel olulisem kui see, et ma tunnen, et ma olen andeks saanud. Sest me kanname endas kaasas midagi, mis lõpuks muutub kibeduseks, muidu lõpuks lämmatab inimesest tegelikult selle pehme südame ja armastamise võime ja kõik selle. Ja ta mürgitab tegelikult mitte ainult seda suhet, mis on andestamatu, vaid ta mürgitab kõik, et ma hakkan maailma nägema mingite teiste prillide läbi. Ja seesama konkreetne autor ütleb, et ka kristlastel on kalduvus nagu väga kergelt öelda nagu selline fake andestus, selline võltsandestus, et ma andsin andeks. Sest Piibel ütleb, anna andeks, eks ole, ja siis aga tegelikult ma ei lähe sügavamale. Ma ei mõtle seda lõpuni tunde tasandil ka, et kuidas ma sellesse inimest suhtun, kas ta on mulle jätkuvalt inimene või on ta demoniseerunud nagu minu jaoks, eks ole. Ja ta ütleb, et teine aste on võib-olla see, kus ma otsustan andestada, et kuskil peab see jõudma nagu ka ratsionaalse otsuseni, et ma ei saa teisiti, ma pean seda tegema. Aga ta ütleb, sinna saab ka peatuma jääda, et lõpuks tuleb hakata päris andestuseni jõudes nagu sellest inimesest mõtlema positiivselt. Isegi kui ta ei ole mu sõber ja ma ei pea olema temaga nagu ma ei tea, mis õnnelikes suhetes, aga ma saan mõelda temast kui inimesest, omaette inimesest, kellel on oma lugu, omad põhjused, omad igatsused, unistused. Tema seisab ka Jumala ees. Ja ma olen hakanud mõtlema selle üle, et Jeesus näeb inimest palju rohkem loojana, kui me ise ennast tunnemegi. Ja me lihtsalt näeme sageli tagajärgede pealt, kuidas see vaevab meid. Olen mina ka sellega tegelnud, kui kellelegi ikka tuleb nagu lõpuks andeks anda, et see vaevab nii kaua, kui sa sinna päris asjani välja jõuad. Aga see on vahel hirmus raske. Meie hea ühine sõber Mervi Kalmus oma jutluste kogus on võtnud ette selle piibliteksti, et mida Jeesus mõtleb, kui ta ütleb, et tuleb anda andeks 70 korda 7 korda. Ja asetab või esitab väga sisuka küsimuse, ta ütleb, et see on ju jube, kui me laseme endale nii palju nagu liiga teha, et kas ei ole enda jalgade alla tallata laskmine. Ja jõuab väga huvitava järelduseni, ta ütleb, et vahel võib see olla mõni tegu meie vastu, võib olla nii raske, et me peame 490 korda otsustama seda sama asja andeks anda. Ja minu jaoks oli väga värske vaade, et mõnikord nagu sa ütled, see teine aste on see, et ma otsustan, et ma annan andeks. Mul tuleb jälle see teema üles, jälle ta võib-olla teeb seda. Või on see sama asi, mis mu minevikus on, ta on seda minu vastu teinud ja ma elan sellega. Ja siis Jeesus ütleb uuesti ja uuesti sama asja otsusta, et sa annad andeks, et see on väga oluline. Tuleb meelde üks vanaproua, kes tuli aastaid tagasi Saalemi kogudusse. Küürakas, väike, tugev, sitke Eesti naine, kes viidi ülikooli arstiteaduskonna loengupingist, viidi Siberisse. Noor neiu, tulevik on kõik ees. Ja sealt ta tuli tagasi küürakana. Sealt ta tuli tagasi nagu vihates venelasi, vihates punast värvi, kommunistlikku ideoloogiat,
ateism ja kõik, aga ta oli tegelikult ise ei uskunud jumalasse. siis ta ütles, et ateismi loengus, kus see Nõukogude ideoloogia üritas talle siis öelda, et jumalat ei ole, tõusis ta püsti, ütles, et noormeest ei tea mitte midagi. Ja siis ta jõudis selleni, et järelikult ta peab hakkama uskuma jumalasse, eks ole, ja pikk lugu tulla ja lõpuks ta tuleb meie kogudusse. Ja saab kristlaseks ja kõik nagu pikk teekond. Aga ta ütleb, ma ei anna kunagi andeks. Ma ei anna kunagi andeks, mis minuga tehti tegelikult. Mu elu on ära rikutud. Ja ma mäletan seda püha hommikut, kui ta tuleb pärast teenist mulle, et meega ma tahan suga rääkida. Ütleb, ma olen andeks andnud. Ja see vabanemine, mis temas oli täiesti müstiline. Ja kui ta suri, ma tegin ta matuseid ja ta poeg tuli ütlema mulle pärast seda, et mina ei tea, mis seal toimus seal kirikus, aga tookord, kui ta välja tuli, et ta oli kirgastunud olekus ja pärast seda oli täiesti teine inimene. Ja ma saan aru, et võid olla mingid asjad, mis on nii valusad andeks anda, et sa tõesti ketrad seda, aga Jumal võib aidata sinna punkti välja ja maailm muutub tegelikult selle tulemusel. Ma olen praegu rääkinud sinuga tegelikult väga suurtest ja tõsistest ja traagilistest asjast, kus tõepoolest kellegi elu ka ära rikutakse. Aga mul on vahel tunne, et elu võib ära rikkuda väikeste ja mõttetute asjade pärast mitte andestades ka. Et võib-olla kui me ütleme, et igapäevane andestus on oluline, siis see tähendab suuri asju, võib-olla päeva järel andeks andes, aga see võib tähendada vahel ka seda, et me ei jää kinni väikestesse asjadesse. No kui tuua siia nii meeste kui naiste näiteid, siis eks ole, keegi jätab nõud kuskile vedelema, minu häda on see, et ma jätan ukse lahti, sest ma kunagi ei arva, et ükski pätt kuskilt tahab meie koju tulla ja ta ei tea nagunii, et meil on täna see uks lahti. Aga võib-olla mu abikaasa saadab mingeid muid asju ja me võime tegelikult terve elu ära rikkudes, me kogu aeg nagu koperdame nende väikeste andestamatuste asjade otsa. Ma olen sulle 20 aastat, ma olen sulle 35 aastat öelnud, et ära seda tee ja sa ikka teed. Ja me peame tegelikult selles mõttes igapäevaselt otsustama, et ka väikesed asjad väärivad andestust, sellepärast, et muidu me ei saa elada vaba Jumala lapse elu. Ja muidu me ei saa keeldada, et Jumal ise meile andestab, sest me teeme kogu aeg igasuguseid väikesi asju. Ja võib-olla isegi võib öelda, et kui me oleme õppinud teisele andestama, siis on meil kergem ka Jumala andestust ise vastu võtta, sest see muutub reaalsuseks. Ma ei tea, kas sina tegeled väikeste asjade andestamisega? Jaa, kindlasti ja ma arvan, et selle palve palumine aitabki alati nagu korraks sellel hetkel ka nagu peatuda Jumala ees küsida, et kas mul on võlgu. Midagi, sest Piibel ütleb ka, et ärgu teil olgu ühtegi muud peale võlg armastada teisi. Ja see on ka nagu see, et mul jääb midagi võib-olla tegemata, mida ma oleksin pidanud tegema. Ja vahel mõni ärritumine, ma siin alles mõni päev tagasi õhtul üritan 3 lastelast korraga üksi magama panna ja ikkagi ärritusin, eks ole, siis palun lastelt andeks, palun Jumalalt andeks ja püüad kuidagi nagu sellega jälle ennast häälestada nagu sellele õigele lainele ja on nii palju süütunnet ja häbi tegelikult selle juures kõik. Et see palve aitab tegelikult ennast uuesti nagu sellesse Jumala meelelaadi või Jumala sellesse olemusse viia. Aga ma tahaks ühe küsimuse veel küsida ja see on see, et kas me peaksime ka Jumalale andestama? Ma olen kohanud inimesi, kes on kogenud nii valusaid asju, nad ütlevad, et mul on väga raske Jumalale andeks anda, et ta seda kõike mulle lubas. Kas midagi niisugust ka sellest palvest võiks otsida või leida? See ei ole mulle kunagi enne nagu mõttesse tulnud, aga ma arvan, et see palve tuletab meile meelde, et me vajame õnnelikuks, vabaks eluks igasugust andestust ja see sisaldab ka seda, kui me oleme Jumalale teinud mingeid etteheiteid. Ma arvan, et Jumal talub väga hästi seda, kui me ütleme talle. Minu elus oli üks hetk, hirmus raske oli, teismeline laps ajas mõistuse täiesti ära ja ma sõitsin Pärnu ja Tartu vahet, ma olin mingi asja ära unustanud, ma pidin Pärnusse tagasi sõitma ja siis mul tuli nii kohutav migreenivalu keset teed, ma pidasin kraavi ääres auto kinni ja mõtlesin, et Jumal, kui ma paremini ei teaks, ma tunne, et sind ei ole olemas. Ja see oli väga huvitav, et sellest hetkest hakkasid asjad paremuse poole minema. Ja midagi nagu Jumal talub seda väga hästi, kui ma ütlen, Jumal, ma olen nüüd täitsa pahane selle kõige pärast, mis siin toimub. Et tegelikult ma arvan, et me peaks seda kartma. Jumal võib-olla isegi ootab, et me temaga ausad oleme, kui meil on midagi. Aga ma ei tea, kas on mõtet Jumalat süüdistada asjades, milles tegelikult inimesed süüdi on. See on huvitav muidugi, et kui me vaatame Hiob raamatut näiteks, siis Hiob ikkagi tal on väga palju Jumalale öelda. Miks üldse ma lasin mul siis sündida, eks ole, tal on väga palju Jumalale andestada. Ja
ja kui ta lõpuks nagu selle raamatu lõpus ikkagi saab aru, et Jumal on üle kõige ja ta ei saa kõike aru, siis Jumal ütleb, aga ta oli ainuke, kes rääkis minuga tõtt. Ehk Jumala jaoks on see siirus ja avatus nagu tähtis. Jeesus ristil, Jumal, miks sa mu maha oled jätnud, eks ole? Ja siis ta sirutab ka välja, ütleb, aga isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Et on hetki, kus võib-olla Jumal ei olegi midagi muud, kui et ta tahab, et me avaneme talle. Kui me hakkame seda vestlust kokku võtma, küsin nagu puht tunde tasandil või kogemuse tasandil sult, Heinik, et selle konkreetse palve palumine, anna meile leiba ja anna meile andeks, et kas ja kus ja kuidas on see sinu elu muutnud? Ma ei ole kunagi ilma selle palveta elanud. Sellepärast mul ei ole aega enne seda palvet ja pärast seda palvet. Aga võib-olla see, mida sellest nagu tuletada saab, on see, et minu jaoks kogu kristliku elu keskmes on lunastus ja andestus. Ja see, mida Kristus on meie eest teinud, mida on minu eest teinud, on minu elu lunastanud nendest võlgadest ja pattudest, mida ma paratamatult ikka jälle vahel teen. Ja andnud mulle tegelikult vabadus elada. Nii et ma võiks öelda, et mitte lihtsalt see palve, vaid Kristus ise, kes elas, suri ja tõusis üles, on minu elu väga drastiliselt muutnud. On loonud mulle sellise elu, mida ma mitte ilmaski ei elaks ilma temata. Ja see palve tuletab mulle seda meelde, seda sõltuvust meelde, et igapäevaselt, ka siis, kui tuleb mure peale, ma praegu tegelen hästi suure projektiga, käib mul täiesti üle mõistuse, see igapäevane palve on nii abiks. Ja siis, kui asjad lähevad valesti, see on kuidagi loomulik, et ma palun andeks inimestelt ja ma palun andeks Jumalalt. See on minu sisse kasvatatud ja see aitab. Ma ise mõtlen ka, et see on aidanud mind mõista ennast ühe tervikuna. Et minul on minu füüsiline pool ja me elame materiaalses maailmas ja mõista, et ka siin on Jumal tegev. Ja siis on see minu hingeelu või ka vaimulikud vajadused kuni selle asjadeni, me ei saa mingid asju enam heastada vahel elus. Aga ma võin alati nende asjadega tulla Jumala ette. Mõni praktiline juhtnöör võib-olla inimesele, kes esimest korda mõtleb neid mõtteid kaasa praegu? Ikka Jumala usaldamise mõte on siin. Meil on vaikimisi seade, ma arvan, inimestena muretseda. See tuleb meisse kuskilt. Ma arvan, et seesama, et mis homme saab või mis sellest asjast saab või mis saab sellest asjast, mis käib üle minu oskuste ja võimaluste, palvetada iga päev just selleks päevaks vajalikku on üks asi, mis ma arvan, et on väga selgelt piibli juhisena meile antud, kuidas hingerahu üldse hoida. Ja teine on ikkagi see teadmine, et me peame ise õppima andeks andma, kui me tahame, et ka meie elus oleks andestus. Aitäh sulle, Heinik. Ma usun, et nende mõtetega ongi hea seda osa lõpetada ja nüüd siit juba edasi mõelda, mida mina saan selle palve juures mõelda ja teha.